Metsik kass 2021 03:25. Kallis, palun vaata, mida sul on praeguses hetkes palju. Tõesti rohkesti. Kas sul on palju tööd, mõni aeganõudev hobi? On sul liigselt asju või liigagi palju inimsuhteid? On sul palju informatsiooni või kõrge positsioon? Oled liialt seksuaalne, depressiivne, luksuslik või murelik? Lahutad sa palju meelt või õpetus on saanud pühaks? Ole hea ja vaata ja võta see rohkus vastu. Hakkab häbi, tõuseb piinlikkus, uhkus, võrdled end kaaslastega, et oma koht positsioneerida, tunned end ehk teistes parema ja tähtsamana või täiesti väärtusetuna. Kõik see on hästi, kullake. Tunne ära, oled väärt kõike seda, mida sul juba külluslikult on. Elu on armuline. Võta vastu, aga ole enda suhtes aus. Küsi endalt, et kas sa seda kõike kokku kuhjates mitte ei põgene oma sügavaima südamesoovi eest, julgemata seda vaadata ja vastu võtta. Teed ikka veel ringe, kannad erinevaid maske, püüad end kaitsta või katta vanu haavu. Ära veel vasta, vaata edasi, võta paus. Hinga täielikult, hinga kogu kehaga. Mis tunne sinus on? Raske või kerge? Pitsitab, tahad põgeneda või oled rahus? Väliselt pole midagi muutunud, lihtsalt vaata seda, mis on. Või tunned, et sul pole midagi? Seda, mis sul on väga palju ja selle jaoks, mida tõesti igatsed, pole enam ruumi. Tunned end ummikus olevana. Siin on sinu rahutuse võti. Jää seisma. Ära tee midagi. Ära püüdle kusagile. Ära haara kellestki ega millestki. Vaata endasse. Mis seal on? Mida enda suunas tõmbad? Mis läheneb? Tuleb see, mida sa sisaldad, mida sa tunned, kuuled ja näed. Tekib sinu soov midagi kõrvale heita, midagi ruttu maha matta, midagi lahendada, et kerkinud tundest vabaneda. Ära tee midagi, lihtsalt ole sellega, mis on. Ei, pole vaja juba loodut ja olevat minema visata. Vaata seda. See on su anne. See on su kingitus. Osa su olemusest. Eluand. See kõik on toonud su siia, kus hetkel oled. See on sinu oma. Su enese teekond. Vaata. Kas see oled sina ja kas sul olev paneb su südame laulma, tõeliselt helisema või laulad kellegi teise laulu? Kompenseerid sa nii mõnd katmata vajadust, mis kuidagi täituda ei taha, sügaval sisimas ikka igatsust tundes. Soov ei täitu, sest sinus pole alandlikkust olevat vastu võtta. Kardad muutuda uhkeks või ülbeks. Palun loe viimane lause uuesti.
Kui vaatad oma teekonda praegusesse hetke, siis mida sa näed? Keda sa näed? Vaata rahulikult ringi. Kas otsid veel midagi või kedagi? Püsid sa paigal või soovid tegelikult edasi tormata? Veel haarata? Veel otsida? Nüüd oled sa kohal. Hinga. Võid tunda end nurka surutuna. Ring sinu ümber tõmbub aina koomale ja koomale. Sa kardad. Tunned sisemist vastupanu ja valu. Sa kardad iseenda vägevust. Kardad enese sära, sest säraga koos tuleb nähtavale kõik, mis on. Ka see, mida sa näha ei soovi, vaadata ei soovi, säraga soovid. No ja nii me siis keerutame aina ringi, julgemata vaadata seda, mis on kogu aeg olemas, kuniks see kasvab nii suureks, et haarab su täielikult endasse ja lihtsalt on. Tunned, et plahvatad. Su keha rappub veel ja siis alistud ning võtad elu vastu. Lihtsalt liigud koos eluga, sest mitte midagi enam pole. Oled kodus. Metsik hulkuv kass on puuri püütud. Porida kasukast pestakse maha. Haavad puhastatakse ja ta on kodus. Soojas kodus, et end mõnusalt tunda. Kõht on täis, ka armid paranemas ning olnud valu ununemas. Ta on armastatud. Nüüd on ta rahus. Et kalli rinnal nurruda, teades, et ta on vaba, et ta võib minna, et ta võib jääda, et elus on olemas tema koht, mis ikka vastu võtab, ka siis, kui ta tuleb järjekordselt rännakult taas kord porise ja räsituna. Ta süda on ju metsik, kuid lihtne ja aus ning täis piiritut armastust.